No nii, ahoi kotkad, miks käed jamaga koos on? Täna esimene selle aasta nagu tõeliselt soe ilm ju. Ja käed on jamaga koos sellepärast, et nagu selline soe ilm on, siis peab kindlasti särge püüdma. Nüüd on meil üks väike kalamees uus ka siin jälle juures, kes on kalapisikuga nakatatud. 15 kraadi tuleb. Et pläust on valmis, siia sai kõikvõimalikku asju sisse. Hästi palju erinevaid lisandeid asju, ma isegi ei mäleta kõiki, peast igalt poolt mingid jäägid said kokku kraabitud. Paugutame selle sisse ja vaatame, mis tuleb. Et noh, kell ei ole veel nii hiline, võib-olla isegi mõni latikas veel sööb, ei tea. Ühesõnaga, siia tünni taha, kus meil see põhikoht on, mahume me kõik ära, kui vaja. Et loobime niimoodi laialt sisse siia ja vaatame, mis meil siia kohale tuleb. Nii, siin 2 tükki juba püüavad. Mina veel pole jõudnud, ma pean omale alles uue komplekti õngele külge panema, sest meil on absoluutselt kõik on pusas õnged. Sellepärast, et jah, paar õnge olid siin korras eelmisest aastast kalastuslaagrist kõik pusasse jäänud. Ei ole olnud aega korda teha, eks nüüd peab hakkama tegema, varsti laagrid tulevad. Aga teen omale ühe 4-meetrise püügi valmis ja teised juba püüavad, et sööt on sees. Olnud juba, ma nüüd ei teagi, varsti tund vist juba või. Ja okei, vaatame, mis siis saame. No nii, essa kala, viidikas. Varsisid. Ongi. Ei ole. Aha. See on väga suur särg. Sa kurama. Vaat selliseid me tahamegi. Nüüd tuli selline elukas siia alla. See on nüüd suurem kui keiu oma, jah? Latakas. Mõnus latakas. Okei, väga hea, läheb sumpa. Nüüd on sellised kohal. Mine perse. No näed, jälle elukas, aga see tuli ussi peale nüüd. See nüüd tuli ussi peale, aga roosärjed, ilusad suured roosärjed. Et tuleb viidikat jälle. Võt. Mul ka nüüd esimene viidikas. Viidikas on all. Viidikas võtab lennu pealt, vajumise pealt juba võtab. Ja sul ka juristab sootud. Opa, öörum. Nii, näita siia kohe. Selline elukas, Ristal ka ju korralik loom, normaalne. Olen kalana. Nii, nüüd on Raunal ka midagi suurt. Minu tuubel või? Oi, jopenpuh. Mine pekki. Oi, jopenpuh. Mine pekki. Täiesti pekkis, mis labidad siit tulevad. Näita seda. Täiesti pekkis, mis labidad siit tulevad. Hullumaja, võta kätte ka, näita. No nii, sellised tulevad siit praegu, ilusad lahmakad. Väga hea. Laseme edasi. Jälle ilus lahmakas, korralik loom. Tõmba kohe. Joo nägid. Oi, ära lase, tõuse püsti. Nii. Mulle näkku võtta. Sa nüüd kardad sellest. Keiul ka viidikas esimene. Ei lase tagasi, see läheb kõik kotletiks meil. Viidikas läheb kotletiks. Tõmba. Jälgi oma korki, näe. Too siia minu juurde. Tõmba. Ui. Ossa ma ei saa. Ossa raisk. Ära mine, see on päris kuradi elukas. Ei lähe ta nüüd. Jumalauda. No sellised nagu reaalselt, jube elukas, loom. Esimene latikas ka, aga see läheb tagasi, see on väike. Et mis meil on mikrofon siin kaamera küljes, miks nagu heli vahepeal erinev on, et meil ongi siia, et kes saab, siis see tuleb siia kaamera juurde, räägib ja muidu on nagu...
niidikas ka, et muidu on nagu kehva, et noh, meil ei ole nagu mitut mikrit, et oleks kõigi küljes oleks hea, aga noh, meil lihtsalt see heli jääb nii, nagu ta jääb praegu jälle. Jah. Mulga! Mulga! Oi, kiiresti ära, sul on turbe asi. Mis mul on nüüd? Oi, võta kahv, vajuta kaamera nuppu ka. Kaamera, vajuta ennem kaamera nuppu, see ei jõua. See on nüüd tänane kõige suurem vine. Kaks korraga. Siin on juuksed velakad all. Ära lase palju rahmitada, rahmid kinni siia konksu. Nii. Täiesti haige. Ja selle turva jätad alles, see läheb kuivama. No vot selle peab ära kaaluma. See on särg, saate aru või? See on särg. See on mingi pool kilo äkki. Ma ei kujuta ette, mis ta on. Oda. Pani. Turub. Nüüd kaamerasse jälle. Näita. Paariks sekundiks piisab. Turub, jah? Nii. Kas see läheb sumpa? Nüüd tuli Kairit ka, sumpa. Kairit ka. Mis siis, kui ma lasen tal minna? No, siis ta lihtsalt ei kuiva ära. Veel üks turb. Nii, nüüd tavaline särg. Tavaline särg, no see on ka vahel vabla särg, aga tavaline särg võttis need ussi nüüd, aga eelmised olid, kõik need lahmakad olid ju rookad. Ja. Väike. See on turb. Nüüd on see väike hea, sellepärast, et meil on sellised tuleb, et siis on see väike muidugi. No, lase võtti üle. Aga pole see nii väike midagi. Täiesti korralik särg jälle, täiesti hullult labidaid tuleb. No poisid, tulge laagrisse, on ju. Tulge laagrisse särge püüdma, meil tuleb särelaager varsti. On. Osa. Turva. Latikas, näite kaamerasse. Jah, aga veel väike, varsti tuleb suuremat, sul on ära sööda. No nii, Raunol jälle korralik särg. Mis sul siin siis tuli? Okei, maane lahmakas. No mõõda ära. Et täna on roo särgede parv sees, korralikud elukad. Tõmbas oma sirgu. No. Näh, paneb sul veel. No tõsta siia poole. Nii. No mis ta on? 28 või? 28,5. 28,5, noh, jess, normaalne. Nii, nüüd meil tuleb üks muu plaan vahele natukene kalapüügile. Et jätame Kairiti siia püüdma ja meie teeme midagi muud. Võib-olla see midagi muud jõuab ka videosse, aga hetkel jätame vahele ja ma arvan, et jätkame seda videot homme hommikul, sest homme hommikul peaks olema ka veel okei ilm, jah. Et käis meil siis külas eile Silver ja tõi meile igasugust elektrivärki, harutoose, märkimisvahendid, mõõdulingi, kruvisid ja neid ühendusklemme, kõiksugu sihukest head kraami, kaableid, mitu rulli, ühe lambi ja kõige tähtsam, me ju küpsetasime oma selle sae läbi pässiga siin ükskord, et meile toodi uus ja palju vingem saag. Et suured tänud sulle, Silver, et meid niimoodi abistad ja vaatame, teeme selle sae nüüd nii-öelda lahti ka, võtame karbist välja, vaatame, missugune see saag välja läheb. Nii, karp on selline ja saag on juba tummisem, sükene raskem kohe tundus, kõvasti raskem kui karpi tõstsime, ehk siis peaks olema nagu tummisema raamiga ja rohkem lahti ja vaatame. Okei, siit on kohe naha juba, ta ei ole sükene nagu see eelmine Handymani oma meil oli mingi õhukesest plekist, siin on ikka tummisem asi. Nii, see on nüüd miskisugune raam, jah.
et ma arvan, et me seda kokku panemist ei hakka siin näitama, et võtame jupid välja ära, paneme kokku ja vaatame, milline ta välja näeb. Jah. No nii, ja kokku ta sai. Väga tummine asi. All on isegi rattad. Saab niimoodi, et tõmbab selle tugijala ülesse, saab ratastega sõidutada kuhu vaja, sest ta on päris tummine, raske pill, aga no raske peabki olema. Eelmisega oligi see häda, et prussiga lükkad hakkab põhimõtteliselt pinki ümber ajama, sest eelmine oli siuke plekist. Korralikud juhtsiinid, siis näed, kõik kohe joonlaud punase joonega. Külje pealt käivad välja. Nii, keeran natukene lahti siit. Veel lauapikendused saad panna laiemaks lauda, teiselt poolt samamoodi käib välja, tule siia poole, Rauno, näita. Käib siit ka veel, et toetab prussi või mida iganes vaja siin saagida. Mis veel on? Noh, kiilunuga kaitse sai hiljem juurde pandud, need pakis kohe küljes nüüd ei olnud, need olid eraldi juppidena, panin külge. Siis näed, saad kraadi alla panna midagi siit siiniga lükata. Vajadusel siis, kui ei kasuta, hops, fikseerib siit kinni, teisel peal oli vist ka, ei olnud, et noh, igal juhul väga hea pill tundub. Einhelli oma, siis siit saab reguleerida siis kraadi alla selle vändaga ja sellega saab siis reguleerida saeketta kõrgust. Voh, ja vaatame, kus siin on mingi andmete plaat ka. Ja andmed on siis sellised. Et veel kord suured tänud Silverile väga-väga vinge sae eest ja pöördesse me teda praegu ei pane niisama, et pöördesse paneme siis selle, kui on mingisugust tööd vaja teha, midagi sellega lõhki ajada või et siis paneme ta pöördesse ja vaatame, kuidas ta töötab ka. Aga nüüd lähme siis kalapüügi juurde tagasi. Ja, et koht on sisse söödetud, peaks juba see labida suurused roosärjad seal all olema ja vaatame, mis me veel saame sealt. Nii, kedagi aeti taga vee peal, maimud hüppavad, et kas ahvenad ajavad taga või? Nii, okei, labidad on all. Labidad on all. Ei, see oli ju latikas. Küll latikas. Latikas hoopis tuli. Aga üldiselt on vaikne täna, sellepärast, et mul on siuke tunne, et et meil on siin mingi haug või midagi all. Kogu aeg maim hüppab ja võib-olla peletab kalad ära, et tulevad üksikud siia sööda peale kohale. Lihtsalt reaalselt jah, ei saa, noh. Et sööt on, kõik on, aga jah, mingid maimud hüppavad, kui keegi ajab neid maime tagasi, mingi röövkala. Nägid? Jälle maimud panevad, on ja? Noh. Ja see ongi see, midagi siin all ajab taga, maimud põgenevad, kala ei söö täna ja tuuline muidugi on ka. Ehk siis me peaks hakkama, ma arvan, lõpetama seda üritust siin täna. Et meil on vaja veel Tallinna jõuda mõistlikul ajal. Seal on jälle asjaajamisi. Öö oleme Pääskülas, Pässi juures ja võt, ongi vaja hakata liigutama. Aga jah, kindlasti vaatame nüüd saagid ka veel üle. Oota, nii. Ja nii kui ma ütlesin, et lõpetame ära, hakkab midagi tulema, aga see on tavaline särg. No anname veel natukene aega ja siis lõpetame. Ja tegelikult tuleb ära mainida ka veel see, et tänada inimesi, kes on meile siis ka ülekandeid teinud, rahalisi ülekandeid, et on tulnud paar 20 eurost ülekannet ja siis tuli ka üks suurem summa. Et suured tänud ka teile, kes siis meid niimoodi ka rahaliselt toetanud on, et see läheb ka kõik heasti kasutusse. Ja nüüd hakkame siis kaaluma neid kalu ja vaatame, mis meil siis tuli siis eile. Sest täna jah, nagu näha, et mingid maimud hüppavad ja mingi tuul ja mingi jama, et ei tea, kas nüüd on asi selles, et mingi haug siin all on või midagi muud. Miks täna ei võta, aga noh, eile oli igal juhul vägev päev ju. Et vaatame siis üle selle hunniku kala. Nii, Rista võtab kaamera
ja me tõstame Raunoga sumbad siia kasti juurde ja vaatame siis, mis meil siin on. Et no viidikate kaalu, see pole üldse oluline, need viidikad on niikuinii nii ossojöörum. Et need viidikad niikuinii midagi siin kaalu juurde ei anna, et ütleme kõik siis ühte kaalu. Sinu keskmine võib-olla. Ei no minu kõige suurem on ikka suurem. Aga oota, ära saa veel enda omasi kalla. Ma tahan enda suurema kätte saada ja siis ma tahan nii-öelda kaaluda ja vaadata, mis see oi, me linti ikka ei võtnud ja mis see minu kõige suurem särg siis ops, kaalub. Vaatame. See on 400, mis ta on? 440 ja viimast numbrit ei näe. Okei. Otsajäärum. Et 440 grammi, see on päris ilus. Mõõdame pikkuse ära. Minul on kõige pikem olnud 30 centimeetrit ja ma ei tea selle kaalu, mis mul kõige pikem oli. Ehk siis, aga ma kahtlustan, et see on üle 30 sendi, ehk siis tõenäoliselt minu rekord üldse. Ma ei ole väga suurt särge saanud. Pikkus selle väike jahmerdavad siin väikesed. Mis ta on siis? Nii, kus sentimeetrid on või see? Siin nii. Ja see on täpselt 32, ehk siis tõenäoliselt minu rekord 32 senti. Ja mis ta oli 440 grammi või 445, ei tea, viimast numbrit ei näinud. Kas sa tahad enda suuremat ka kaaluda, Rauna? Ei ole ükski 28,5 oli kõige suurem sul ikka. Okei, selge. Nii, kaal. Kaal, riputi külge. Nii. 330 ja viimast numbrit ei näe. 5. 335 või 0, ei tea. Nii, ja teine 300 täpselt sama. Ja. No selge. Ühesõnaga. Minu oma ka. Risto oma. Arvad, et see oli sinu oma? Jaa. Kus sa tead? Mul ei olnud väikestest kõige suurem. Nägu jäi meelde või? Ja Ristal 220. 225, 200, jah, ei tea. No selge. Ühesõnaga oli nii, et suurt kala siin sees on. Varsti teeme särjelaagri. Noh, mitte ainult särje, aga põhiliselt püüame särge ja kaldalt siis õngade ja asjadega. Et passige peale, kuulutus tuleb varsti Facebooki ülesse ja igal juhul davai, kerige magama kätid ja näeme järgmises.